ja esimene raund hakkab. No siin ei läinud kohe pommitamiseks. Natuke jälgivad. Ilusti otsis keha ja sisse low kick. Jälgimist natuke rohkem. Ja hästi ajastatud low kick Kristjani poolt. Tabab täpselt siis middle kicki löögi ajal ja lööb Mihklil jalad alt. Ja kliitsitakse. Küünarnuki üritus Mihkli poolt. Ja Meit Voog lahutab mehed. Ja Mihklik hästi ajastatud Mihkli poolt. Oi, ilus haigi Kristjani poolt. Kaitse küll ees, aga see ikkagi teeb tämmi. Kristjan on distantsi pealt väga hästi praegu kontrollinud seda, et saab oma löögi pikkus on ilusti kohale. Ja hästi ajastatud. Semi-overhand ja nüüd on pahas kohas Kristjan, sealt läks 2 põlve poolikult läbi. Aga jätku ei tulnud sealt. Ai, ilus sammuga sisse elbow. Katmala. No nüüd läks spinniga high kicki proovima, aga läks juba endal tasakalt alt ära sellega. Siin mõned mehed natuke teevad pulli. No väga hea tehniline esimene round, et mõlemad mehed nagu otsisid pigem, et ei olnud nii palju fireworki nagu esimeses matšis kohe alguses, et natuke rohkem jälgimist. Ja teine round on algamas. Ja Mihkli fännid on nüüd häält hakanud tegema. Ilus low kick. Hüppas ise ühele paremale sirgele nüüd Mihkel sisse. Ja klintsis töötab aktiivne töö mõlema mehe poolt. Ui, väga hea haigik üritas Kristjani poolt. Jälle natuke jäi puudu sealt, et Lillebruun peab kindlasti nendega väga ettevaatlik olema, et ta ise sinna kätt alla ei jäta, et kui see tabab sealt, siis meil on ööbik. Ja väike sweep Kristjani poolt. Mulle tundub, et Mihkel natuke nagu ronib liiga sisse sinna, seal ei ole võimalus enda nagu löögile üldse jõudu, kui taha saada, siis sul pole ruumi käe liikumise jaoks. Et natuke nagu kaugemale jääma, sealt saab mugavalt lüüa. Ja veel üks maha viimine siis Lillebruuni poolt. 30 sekundit teise raundi lõpuni. Kas nüüd hakkab nüüd ka kogemus natuke maksma ja siit täpselt ei saanudki aru, kas oli küünarnukk või põlv, aga midagi siit läbi läks ja Kristjani jalad on täitsa pehmed. Põlvega pähe. No tal on kindlasti veel jalad natuke pehmed. Vaatame, kas
Mihkel läheb siin lõpetust otsima. Ja otsib veel klintsis pead, et nüüd ei tohi ise lohakaks minna, et kui siit Kristjan viskaks oma high-kicki, oleks see väga ohtlik. Ja veel 2 põlve klintsis. Teine 8 count. Ja Kristjani silmad olid tagurpidi korraks. Ja ma arvan, et tervislikel põhjustel lõpetatakse see matš ära. Oi, ja Mihkel tõmbab backflipi ka veel selle peale. Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia on alustanud oma õhtut hästi. 2 fighti ringis, mõlemad on võidud. Igatahes, mida show'd? Auhinda kutsun üle andma All Show tantsutüdrukute esindaja. Ja meie täna õhtuse teise matši võitis tehnilise knockdowniga ringi punane nurk Mihkel Lillebruun! No nii, Mihkel, palju õnne, tubli, sa oleksid nagu kodus heinte vahel, jah? Väga äge, tulid ringi, rahvas selja taga tegi korralikult häält. Teises raundis tabasid klintsis põlvedega, kas see oli gameplan? Ei olnud gameplan, see tuli täiesti ootamatult. Vaatasin, et ronib pea all sisse ja võtsin kasutada võimalust üle kohe. Väga hea. Sa oled olnud väga aktiivne viimasel ajal, kas nüüd tõmbad hooajale väikse joone alla või näeme sind veel millalgi ringis enne siis septembri uut hooaega? Ma arvan, et suvel teen selle viimase Muay Thai liiga ära ja siis võtab mingi nädalase pausi, mul on kuradi vaimselt sita augun juba sellest treenimisest ja võistlustest valmistumiseks. Väga hea, näeme siis peale suve seda viimast fighti. Aplaus Mihkel Lillebruun!